10-15 aastat tagasi rääkisime ühe 10-aastase poisiga ja tema küsis minu käest: isa Igor, mis on kõige tähtsam sinu elus? Ma olen juba valmis vastama sellele küsimusele, aga see poiss ei andnud mulle võimalust kohe vastama, ja täpsustas. Ei, muidugi, ta ütles. Ma saan aru, et kõige tähtsam sinu jaoks Jumal, aga mis on edasi? Kes on peale Jumalat tähtis, mis on tähtis sinu jaoks? Ma tegelikult olen väga tänulik sellele poisile selle täpsustuse eest, sellepärast et ma olin valmis vastama ja see vastus ei olnud Jumal. Muidugi arusaadav, nagu ütles see poiss, et Jumal on väga tähtis, aga mina ei olnud valmis vastama niimoodi. Midagi teine oli tähtsam minu jaoks, vähemalt sel hetkel. Mõtiskleb see täna siis, kui me mõtleme Jeesusest Kristusest, kes on meie kuningas. Püha oli pühapäeval. Kes on tegelikult Jeesus Kristus meie jaoks ausalt? Kas ta on esimesel kohal või mitte? Võib-olla on väga kerge vastata. Kui on valik, mida ma valin? Kas palvetan või teen midagi muud? Kas hakkan rääkima teiste inimestega või pöördun Jumala poole? Jeesus Kristus ootab meie vastust. Kes tema on meie jaoks? Kuningas. Evangeliumis, mida me kuulsime möödunud pühapäeval, Jeesus Kristus küsis Pilatuse käest, kui ta ütles, kas sa oled kuningas. Jeesus Kristus lausus: kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu kohta öelnud? Pilatus vastas: teised. See ei ole minu arvamus. Mind üldse tegelikult ei huvita, kes sa oled. Teised ütlesid. Mõtiskleme selle üle, kui me midagi ütleme Jumala kohta, Jeesuse Kristuse kohta, kas see tuleb meie südamest? Ma tõesti tunnen, et Jeesus Kristus on minu kuningas. Või teised ütlesid. Kui pühapäeval me laulame laulu, hümni, au olgu Jumalale kõrges. Kas tõesti see tuleb meie südamest? Me austame Jumalat. Sel hetkel tõesti me tahame ülistada teda. Või vastupidi, sel hetkel me isegi ei tea, mille eest me austame teda, mille eest me võime tänada Jumalat. Ma ei mõtle sellest. Teised ütlesid, keegi ütles, et me peame laulma. Me peame paluma andeks, siis saad halasta, aga tegelikult me ei mõtle sel hetkel, mille eest me palume. Jeesus Kristus tahab, et me vastaksime. Kes ta on meie jaoks? Tuleb adventi aeg. Mõtiskleme selle üle, kas midagi toimub meie eludes? Me oleme kristlased. Kas see aeg tõesti on õnnistatud meie jaoks ja me tahame, et oleksime Jumalale lähedal? Või mitte midagi ei ole plaanis, et midagi toimuks meie elus. Me isegi ei kavatse midagi teha. Kuidas on niimoodi? Ja kas tõesti on niimoodi? Veel on paar päeva enne adventi. Võib-olla oleks hea mõtiskleda selle üle, mida ma võiksin teha. Võib-olla mitte täielikult anda ennast Jumalale, aga vähemalt natukene. Rohkem palveid ja mitte niisuguseid palveid, et lihtsalt loen ükskord meie Isal ja kõik. Võib-olla osalen rekollektsioonides. Võib-olla ohverdan ennast ja tulen kirikusse varem. Teisipäeval käis kell 7, et osaleda oraatiumissale. Midagi annan Jumalale. Ohverdan, tahan näha, et Jumal on koos minuga. Või adventi aeg läheb nagu tavaliselt. Ja tegelikult, jah, Jumal on väga tähtis, aga tegelikult midagi on tähtsam minu jaoks. Ärgem unustagem, et Jumal on kadev. Ta ei luba, et toimuks niisugune olukord, et oleks keegi teine või midagi muud meie südametes peale teda. Ja me tahame
tahame, et oleksid kompromisse. Tahame, et millegi oleks tähtsam minu elus. Kardame anda oma elu Jumalale, mis on kõige tähtsam sinu jaoks. Kas tõesti Jeesus Kristus on kuningas sinu jaoks?